No nii, täna siis Fine Visualis Xpeng G9 Performance. Xpeng on siis Eestis üsna uus mark, ta on siis Hiina automärk ja see auto on siis antud hetkel Eestis kõige luksuslikum, kõige suurem Xpeng, mis sa saad. G9 on siis siuke viiekohaline maastur. Antud auto on siis performance, ehk siis see tähendab, et tal on 4 vedu, tal on taga ja ees elektrimootor. Kokku 405 kilovatti, 717 Newtonmeetri väänet, 0-100 läheb see suur mürakas 3,9 sekundiga. See on ainult üks siuke pisikene vapustav või siukene üllatav number selle auto juures. Auto maksab circa 80 000 eurot, mis ei ole kõige odavam, aga samas, kui nüüd selle autoga sõitnud olen circa paarsada kilomeetrit, siis ma ütleks julgelt, et seda autot saab võrrelda ka 2 korda kallimate autodega. Kõik need materjalid seal sees, kõik see varustus, mis selle auto peal on, kogu see sõiduelamus ja üleüldiselt see sõidutunnetus, see kõik on võrreldav vabalt 2 korda kallimate autodega. See auto üllatas mind väga palju. Ma ei osanud alguses väga midagi oodata sellest autost. Pole kunagi siukest marki kuulnud, pole kunagi sellise autoga sõitnud. Ma olen väga üllatunud. Et vaatame kindlasti lähemalt, mis siin salongis peidab. Vaatame, kuidas see auto sõidab ja vaatame, mis siuksed huvitavamad asjad salongis ja üleüldiselt selle auto juures on ka. Nüüd siis salongis tõesti nagu sissejuhatus mainitud sai, siis need materjalid on väga mõnusad. Juba see rool on siuke justkui siit eest jookseb siuke riba, mis on tegelikult ka Volvodel tihti. Ja rool ise on siuke mõnusast nahast ja see koht, mis on plastik, see ei ole ka siuke odav plastik. Nuppe on üsna vähe, ühel pool 5, teisel pool 5, kokku 10 nuppu. Nupud teevad siukest mõnusat häält, mõnus klikk käib, saad kohe aru, kui oled vajutanud midagi. Rool ise ei ole ümar, ta on pigem siis nii-öelda külje peale laiem, justkui siuke ovaalne. Ja siis rooli taga on 2 kangi. Nüüd siis sellel autol samamoodi nagu ka paljudel tänapäeva autodel kogu käiguvahetus käib siit parema kangi pealt ja vasakult on siis kõik ajamehed, tuled, suunatuled, kõik siuksed asjad. Kogu siis salongi ülemine osa on siuksest pehmest justkui Alcantara-laadsest materjalist. Xpeng ütles, et Alcantara see ei ole, aga tõesti hästi pehme ja mõnus materjal. Siia saab siis näiteks enda päikseprilli panna. Siin on siis erinevad nii-öelda tuled, puututundlikud nagu näiteks Volkswagenitel on ja ohutuled näiteks käivad samuti siit ülevalt. Siis on siin ka suurem siuke päiksesirm ja peegel, mis on lihtsalt massiivne. Et tõesti sellest, keegi oleks nagu vannitoa peeglise pannud. Mõnus siuke ilma raamita tahavaatepeegel. Esiklaas on üsna suur, siit kogu armatuur samuti nahast. Autol on siis tünn audio helisüsteem. Ustel on siuksed suured metallsed justkui võred. Ja tegelikult ka siit armatuuri seest, nagu näiteks Audidel hüppavad 2 poolt välja siis kõlarid, kui nüüd raadio või siis ükskõik mis heli autos mängib. Nüüd siis jällegi allapoole tulles, meil on siin Bright, soovitan, kindlasti proovi ise ka järgi see suvi. Ilmad on soojad, mõnusad ja samas Bright aitab selle väikse energialisa siia päeva tuua. Saad ka olla sama kiire ja sama nobe nagu see suur Xpeng. Ja samas maitsed on ka päris head. Ja see on siis Raspberry mint, eks vaarikas mint. Ja miks Bright on eriline? Tal on absoluutselt siis kõik on looduslik. Tal ei ole mingeid tehislikke lõhna ja värviaineid ega maitseaineid. Suhkrut lisatud ei ole. Ja igas purgis on circa 10-15 grammi proteiini ka. Eks kui trennida, et sobib sama hästi. Ja vaata kindlasti järgi brightdrinks.com, /Vain või lihtsalt pane brightdrinks.com ja siis sooduskoed Vain, kui hakkad ostukarvi siis sealt nii-öelda maksma. Aga nüüd auto juurde tagasi. Siin on hästi suur tasku, mis on siis eraldi kaetud siukse pehme materjaliga. Seal on siis erinevad tavaline USB Type-C, sul on siis suur see nii-öelda ümmargune adapteri auk seal. Topsihoidjad on ees 2 tükki. Ventilaator on üldse näiteks, ei ole eraldi ribana, vaid on siis siia ette sisse integreeritud ja ventilatsiooni juhid siis läbi ekraani, nagu tegelikult enamus asjad siin autos. Kuigi õnneks ekraan on väga suur
ja üsna mugav on kasutada, et natukene vajab harjumist, kus miski asub, aga palju on selliseid shortcut'e ja tegelikult saad ka automatiseerida erinevaid asju, tehes justkui reegleid sellele autole. Ja tegelikult on ka kõrvalistujal ekraan. Kõrvalistujal saab vaadata siit YouTube'i, Spotify'd ise scrollida, Apple TV, Disney+, Prime Video, Instagram, TikTok ja nii edasi. Ehk siis kõrvalistujal on väga-väga palju asju, mida teha. Lisaks siis sellele, et lihtsalt nautida ventilatsiooni istmetel, massaaži, soojendust ja need ei ole ainult esiistmetel. Ka tagaistmetel on massaaž, seljatugi reguleeritav elektriliselt, ventilatsioon, soojendus, tõesti seda varustust on väga-väga-väga palju. Ja siis siin keskel on ka 2 telefoni juhtmepalaadijat, millel on eraldi ventilatsioon sisse ehitatud, et su telefon väga kuumaks ei läheks, sest osad autod armastavad telefoni küpsetada seal. On olemas ka üsna okei suurusega kindlalaegas. Ei ole kõige suurem, aga samas kindlasti ei ole kõige väiksem. Et sinna omajagu asju saab ka mahutada. Ja viimaseks selliseks suureks panipaigaks on siis see käetugi. Seda saan avada mina omalt poolt ja lisaks saab ka kõrvalist omalt poolt avada. See sügavus on tõesti väga suur, pool mu kätt mahub sinna ja lisaks on siin ka ventilatsioon sisse ehitatud. Jah, ühesõnaga väga palju erinevaid lisasid, väga palju erinevaid funktsioone. Üks asi, mis veel mainimata jäi, siin on pisikene infrapunasensor, mis jälgib juhti, et juht ei oleks telefonis, jälgiks teed. Neid igasugu lisasüsteeme ja lisaabisid saab küll maha lülitada, aga päris huvitavat, et on siia paigutatud, sest tänapäeval paljudel on siis sellesse esimesse ekraani paigutatud, mis juhi ees on. Ja esimesest ekraanist rääkides see samuti. Kogu info on üsna ilus, puhas. Üleüldiselt kogu see süsteem on väga soliidne. Ei ole väga palju mingit lisamõttetut jama siia pandud, mida sa võib-olla mitte kunagi kasuta või mingeid animatsioone, mis natukene hakivad ja katkevad, mida tegelikult, kui julmalt aus olla, siis ma veits kartsin Hiina autost, sest nad armastavad selliseid asju teha. Aga tegelikult tõesti, mina olen väga rahul. Kõik on väga sujuv, väga kiire ja hästi palju erinevaid valikuvõimalusi, mida sa kõike teha saad. Lähme vaatame, kus taga on. No nii, vaatame, mis siin taga huvitavat on. Tegelikult ust ei pea täiesti kinni tõmbama. Praegu ma tõmbasin, aga kui nüüd vaikselt tõmbad, siis sellel autol on ka soft close. Aga ülisuur katuselukk. Seda ei saa küll katta ja seda ei saa lahti teha. Aga samas ma ütleks, et ta on piisavalt tume, et siin, kui see päike isegi paistab sulle siia katuseluugi peale, siis sul külm ei hakka kindlalt. Palav ei hakka kindlalt, peab natuke rohkem praiti võtma vist. Aga hästi valgusküllane salong on. Hoolimata sellest, et autosalong tegelikult on must, siis valgust on siin väga palju. Ja no, nagu nüüd näha, jällegi esiiste minu istumispositsioonis, mina olen 182 senti pikk ja mul on massiivselt jalaruumi. Nagu tõsiselt, mul ei ole vist üheski autos siiamaani nii palju ruumi olnud. Ja kui ma tahan veel eriti lebosse minna, siis ma lasen selle istme seljatoe ka natuke allapoole. Siin on nupp eraldi akna lüliti kõrval ja istun siin. Istme külje pealt sain siis eraldi veel liigutada seda patja edasi-tagasi. See läheb siis kas siis sissepoole või väljapoole. Ja siin nuppude kõrval on siis eraldi keskel ka siuke rullik või eraldi rulliku keskel on nupp. Kui ma nüüd seda vajutasin, siis mul käib ka massaaž. Seega sama filmib, mina naudin siin massaaži. Samuti on keskel ka käetugi, mis on tõesti massiivne. Eraldi on siin ka siis ületaval kombel üsna pisikene siuke tasku. Oleks arvanud, et kogu see osa on siin tasku. Aga jah, on olemas tasku ja topshoidjad samamoodi. Topshoidjad on siuksed mõnusalt reguleeritavad. Neil on eraldi siin väikene siuke kummist naga, mis hoiab ilusti seda purki kinni. Kohe saame katsetada praitiga, kas ka nii on. Jah, ütleks, et väga naljalt see kuhugi lennata ei tohiks. Samuti siis nagu ka ees on olemas siin all eraldi USB Type-C ja tavaline USB. Ehk siis saad ka rahulikult telefoni laadida. Mingid taskud esiistmete seljatugedes, mis on tegelikult üsna sügavad, aga nad ei veni väga palju. Et mingid paberi mahud ilusti ära, aga midagi suuremat sinna pole mõtet suruda. Ja lisaks ka siis siin taga on olemas eraldi valgustus, kui need raamatut tahad lugeda. Ja need pisikesed sangad, kus sa kinni võtad, see on ka keskelt on nahast, mis on juba üsna siuke Mercedese tüüpi disaini lisa. Igal pool on siis erinevad kõlarid, siin tagaustes samamoodi üleval kõlar, all suurem kõlar,
siin on ka siis, kui me nüüd ei eksi, siis need peaks olema mikrofonid. Neid on ka absoluutselt igal pool. Et tõesti see helikvaliteet ja kõnekvaliteet on väga-väga mõnus. Esiistmel on ka sisse ehitatud kõlar näiteks. Sa saad siis eraldi panna nii-öelda kõlari ainult endale, kui sa näiteks saad navigatsioonijuhiseid või siis kui näiteks keegi helistab, siis heli tuleb otse sinu istme seest, mis on alguses natuke huvitav, et keegi selja taga justkui räägib sul, aga näiteks kõrvalistuja ei kuule väga midagi sel hetkel. Ja noh, ta inimene arvatavasti scrollib seal TikToki ja vaatab YouTube'i videoid näiteks Fine Visuali. Aga jah, siuke hästi-hästi mugav salong on. Noh, lisaks siin ka siis eraldi ventilatsioon ja jahutus kõikidel istmetel. Lähen vaatame, kuidas pagasiruumiga on, sest seda peaks ka olema täitsa omajagu. Nii, ja tegelikult lisaks tavapagassile on siin ees ka pagasnik, sest ta on ikkagi elektriauto. Tõmbad 2 korda seda kangi, nagu Bemmidel tänapäeval. Tuled siia auto ette poole, kuskil mingit nii-öelda naga ei pea taga ajama, lihtsalt tõmbad üles. Ja tõesti ka ees tegelikult see pagasnik on päris suur, noh, nii-öelda frank siis. Et siia ikkagi omajagu asju saab panna, arvatavasti paljud hakkaks siin vedama oma laadimiskaableid. Ainus koht siis, kus sa midagi üldse lisades ja autos saad, on klaasipesu. See on ka siin samas all. Et tegelikult täitsa kasutatav. No nii, nüüd siis pagasiruum. Nüüd kõigepealt, kui ma pagassi lahti teen, siis on näha, et auto kükitab. See on selle jaoks, et sul oleks mugavam asju pagassi laadida. Ja ta läheb päris madalale. Muidugi nüüd teine asi on see, et kui see on vähe pikem, siis võib-olla sa lööd oma pea ära siia. Pagassi ava tegelikult saab ka süsteemist eraldi reguleerida, et mitme protsendi peale ta avaneb, sest oletame, sul pargid näiteks maa all, siis kui näiteks 100% täiesti lahti täis, võib-olla ta käib vastu kuhugi. Jälle siuke päris hea väike lisa. Siin on ka siis erinevaid lisafunktsioone pagassis sees. Siin on siis pisikene nii-öelda auk, kus sa saad näiteks, ma ei tea, madratsi pumbata. Siin on siis seesama nupp, millega saab pagassi nii-öelda siis tagumist osa tõsta ja langetada. Noh, nüüd ma saan ta üles tagasi tõsta ja siis uuesti nüüd ta tõuseb üles ja nüüd see on näiteks alla tagasi lasta. Ja siis lisaks on siin 2 nuppu, mis siis lasevad need istmed alla. Ja nüüd seda ruumi on tõesti päris palju. Pagass ise tegelikult on üsna mõnusa suurusega. Ta ei ole nüüd kõige suurem, aga samas kindlasti siin ei jää ka ruumi puudu, sest võttes ma mahun päris hästi ära. Mõni suurem koer võib-olla siia just selle koha peale ei mahu, aga ma arvan, siuke keskmine koer mahub küll. Ja et sul koerel igav ei oleks, siis on siin kõlar ja siin kõlar. Ehk siis su koer saab ka seda sinu muusikamaitset taluda või nautida, igaüks teeb ise. Ja tõesti see auto tegelikult siin pagassis ka, ta on ikkagi siuke mõnusad pehme materjalid. Lagi on samamoodi siin pehme, küljed pehmed, kogu see nii-öelda pagassi siis kate või justkui see osa, mida siin üles tõsta, on ka mõnus pehme. Ja noh, siin all on siis veel eraldi ruumi, kus sul on siis näiteks refi kompressor, sul on siin laadimisjuhtmed, sul on siin eraldi ohukolnurk, helkur vest ja siis siuke pisikene katega, mille saab peale tõmmata, et keegi siia sisse ei vahiks. Et siuke päris mõnusate funktsioonidega ja päris mõnusa suurusega pagasnik. Vaatame, kuidas see sõidab. No vaatame, kuidas Xpeng siis liikluses hakkama saab. Või noh, üldiselt, kuidas temaga sõita on. Et tegelikkuses ju tegu ikkagi suure autoga. Praegu esmamuljelt ei ole võib-olla kõige keerulisem auto, millega sõita ja manööverdada. Et tal siiski igasugu turvafunktsioone, kaameraid, parkimisandrid, kõik asjad on olemas. Et noh, nagu enne näidatud on, siis tegelikult näiteks ka peegli küljes on juba 2 kaamerat ja lisaks ka siis kohe peegli all on veel 1 lisakaamera, et igatpidi oled turvatud. Et parkimine võiks olla suhteliselt kerge ja auto manööverdamine samamoodi, et kui ei ole kindel, saad siin 360 kraadi kaamera panna ja siis näed suhteliselt kõik asjad ära. Vaateväli on ülihea, klaaspind on väga-väga palju. Ainus, mis natukene häirib, on siis see, et tahavaate peeglist on põhimõtteliselt suure osa peeglist võtab ära 3 peatuge. Keskmise peatue saab alla lasta, aga äärmiseid 2 siis ei saa. Et tegelikult juba see keskmine, kui see alla klappida, siis annab suht palju juurde. Aga kohe läheme maanteele, vaatame, kuidas ta maanteel toimetab. Et linnas ta on üsna mugav auto. No ja nüüd reaalselt maanteel sõites ka, praegu on kiirus, süke, ütleme, circa 110-115, et
jah, kuna on elektriauto suurte velgedega, siis seda rehvimüra on kuulda, aga see on üsna vaikne, kuna see ongi ainus müra, mida sa siin kuuled, sest et tuulemüra on ka siuke hästi õrn, justkui sosin tuleb kusagilt siit eest otsast. Aga see on oluliselt parem kui paljudel autodel, mis me katsetanud oleme. Tõesti, see nagu maanteesõit on hästi mugav, hästi pehme, auto lihtsalt vaikselt õõtsub kaasa, ei ole nagu siukest, ütleme, et ongi lihtsalt naudid seda sõitu. Et selle autoga nüüd eile käisin Raplas ja tagasi tulles tabasin end ka mõttelt, et nagu ma võiks vabalt sõita praegu mingi 400 kilomeetrit selle autoga järjest niimoodi, et mitte mingi probleemi ei oleks. Et tõesti hästi mugav, hästi pehme, ülisujuv, sul on istmetel ventilatsioon, massaaž ja mitte ainult esiistmetel, sul on taga ka ventilatsioon, massaaž, tagumised istmeseljatoed liigutatavad, et noh, kõrvalistuja saab vaadata samal ajal enda ekraani pealt Vine Visuali videoid, TikToki scrollida, Instagrami scrollida, Disney Plus ja nii edasi, et no absoluutselt tõesti siuke mõnus roadtripi auto kogu perele ja ruumi on üli palju. Sellest autost on tegelikult olemas ka suurem versioon, või mitte suurem versioon, aga suurem mudel on siis GX, et see on G9. Kui see GX kunagi Eestisse tuleb, siis hea meelega katsetaks seda ka, aga praegu selle autoga ei ütleks, et justkui midagi väga palju puudu on, et tõesti väga mõnus auto on. No nii, kokkuvõte. Xpeng G9 Performance. See auto ise näeb sama hea välja kui nende võti. See võti näeb minu arust ülistiilne välja, ta oleks justkui ise siuke pisikene auto, kuigi eest ma ütleks, et ta meenutab uut Ferrari seda 12-silindrit. Puldi pealt saad siis uksed lahti, lukku ja kui nüüd 2 korda vajutad, siis läheb ka laadimisava lahti, ilusti kere sisse ja uuesti kinni tagasi ka. Ja see auto üldiselt igatpidi armastab nende tuledega mängida. Paistab, et see on nendel Hiina autodel üsna siuke levinud asi, et kogu aeg ta sind igatpidi tervitab, saadab ära, kui nüüd näiteks uksed lukku paned, et hästi palju mängitakse selle tulede efektiga. Ja kogu see stiil või siuke disain ise on minu arust ka väga lahe. Et see Xpengi logo ei ole siuke karjuv, ta ongi siuke ilus must, sulandub ilusti selle auto disaini sisse, ees ja taga on siis valgusribad, enamus valgusallikast, muidugi pimedal ajal tuleb siit alumisest valgustist, mis on üsna levinud lahendus tänapäeval. Ja praegu on siis auto kõige kõrgemas astmes, ehk siis normal õhkvedrustusaste tal on siis nii-öelda 0 ja kõige kõrgem on +5 sentimeetrit ja kõige madalam on -5 sentimeetrit, ehk siis 5 senti madalamaks. Kokku siis 10 sentimeetrit on seda mänguruumi, mis on tõesti väga palju. Kasutab siis 2-kambrilist õhkvedrustust, ehk siis see sõit on ka ülipehme, kuigi mingitel hetkedel tundub, et see esiosa on natukene kuidagi kohmakam kui tagaosa. Et kui tagaosa niimoodi õõtsub, hõljub kaasa, siis esiosa nagu mingites hetkedes justkui läheb justkui põhja või on kuidagi siuke rahmeldav. Ja samas ka näiteks rooliga on siis niimoodi, et kui sa otse sõidad, siis tal justkui pole seda 0 punkti. Et ta kogu aeg natukene, sa pead, et see rool nagu tahab su käes mängida, aga sellel hetkel liigub kogu auto paremal-vasakul sinuga kaasa. Et see on hästi minimaalne, see on võib-olla kraad, kui sedagi, aga siiski seda paneb tähele. Ma arvan, et need 2 asja on tegelikult lahendatud tarkvarauuendusega, sest elektriautode tänapäeval enamus asjad on tarkvarauuendusega tehtavad. Ja need on ka tegelikult ainsad 2 miinust, mis ma suudan leida, sest suhtes kogu see disain väga ilus. Kõik need lingid, et nad kaovad ilusti sinna sisse ära ja uuesti tulevad välja, on samuti väga lahe. Et siin siis saad eraldi nii-öelda lahti need ise kangutada ja samas kui ka puldist nad lahti vajutades, nad tulevad kõik välja. Need nii-öelda raamid, aknad, mis on muidu sportlikumatel autodel, näevad ka väga ilusad välja. Ja muidu auto on ju tegelikult hiiglaslik, et siia mingit lisadisaini kuhugi tekitada on natuke keeruline, aga samas jällegi näiteks siia üles on pandud siis siuke huvitav nii-öelda katuseraam, aga lõppu on tehtud siuke pisikene disainelement, mis ma ise arvan, et võib-olla on ka osaliselt aitab kaasa aerodünaamilisusele. Aga jälle siuke pisikene lisatouch mulle väga meeldib, sest seda tagumist osas on nii vina katuseraami jaoks kasutada ei saa. Nüüd need väljed selle auto all, kui nad on üsna kõrge, näevad välja suht pisikesed, aga need on 21-tollised, üliheade Michelin Pilot Sportivi rehvidega. Eile sai paduvihmas sõidetud käänulistel teedel praegu ka, et tõesti väga mõnusad rehvid ja kindlasti aitavad ka kaasa selle autosõidule. Kindlasti sooviks tänada Luxury Motorsi meeldivat meeskonda, kes selle Xpengi meile andsid.
mine vaata ise ka järgi, neil on uusi ja kasutatud autosid, saad endale siis oma X-Banki kokku panna, kuigi ma ütleks, et see Arctic White värv on väga kena ja samas võib-olla mina valiks natuke julgema salongi, et mine vaata X-Banki konfiguraatorist järgi, mis seal veel valikus on. Samuti, kui sul endal on mõni huvitav auto, mis sa soovid Fine Visual YouTube'i kanalile anda, siis kirjuta fine.visual@gmail.com või sotsiaalmeedias lihtsalt fine.visual. Ära unusta ka Brighti, mis on ilusti siin praegu peidus, varjus. Et ilmad on ilusad, võib-olla kui vajad sellist lisaenergiat, värskendavat jooki, siis brightrings.com, /fine või lihtsalt brightrings.com ja sooduskood fine. Ja jälle, kuna ilmad kenad, siis mine loputage peseises oma auto puhtaks. Neil on pesulaid igal pool, laagris, Irus, Väos, ja samuti ka tegelikult väljaspool Tallinnat. Et mine vaata kindlasti järgi ja tee enda auto ilusti puhtaks. Aga eks me näeme juba järgmine kord, mis siin Fine Visual YouTube kanalil huvitavat on. Tšau!